40-liikmelise aritmeetilise jada esimene liige on 6 ning viimane liige on 162, leia selle jada summa. Ehk siis esimene liige on meil 6, viimane liige, no ma ei tea, teeme punasega, 40 liige siis on 162, leia selle jada summa. Sisuliselt, mis nad tahavad, on see, et me teeksime A1 plus A2 plus A3 plus A4 ja nii edasi, kuni on ju A40-ni ja siis me saame selle vastuse, mis me tahame. Aga see võtaks jõhkralt kaua aega, et seda niimoodi käsitsi välja arvutada, eriti arvestades seda, et kõigepealt me peame üldsegi leidma, mis on see jääv liidetav siin jadas, mida meil ei ole antud. Ja siis me peame välja arvutama, mis see A2 on, mis see A3 on ja nii edasi. Nii et tänu taevale meil on selle jaoks valem. Ja kuidas seda valemit kasutada? Et see on siis jada, aritmeetilise jada summa valem, juhul kui sa tead siis viimast liiget. Ehk siis, mida me siin näeme? Kõigepealt meil on summa ja see on mingi koguse liikmete summa. Siin juhul 40, me tahame 40 esimest liiget kokku liita. Põhimõtteliselt, kui sul on jada, see võib olla lõpmatusse. Ja see ei ole eriti kasulik, kui me arvutame lõpmatusse, siis me ei saa ühtegi konkreetset vastust. Me tahame teada mingisuguse koguse liikmete summat. Seejärel me saame siia A1 asemele kirjutada jada esimese liikme, mida me teame siit algandmetest. Esimene liige on 6. Ja siis on meil viimane liige. Viimane liige on siin niimoodi tähistatud, et see N siin on justkui sama igal pool on ju. Et meil on tegemist 40. liikmega. 40. liige meil on siin A40, see on meil 162. Nüüd see kõik on jagatud 2 ja siis korrutatud N-iga. Ja N siin tähistab seda, mitut liiget me omavahel kokku liidame praegu. Ja nüüd kõik, mis sa pead tegema selleks, et seda valemit kasutada, on arvutama. Ehk siis kõigepealt on ju 6 pluss 162 annab meile 168 jagatud 2, korrutada 40-ga. Siit me võime taandada, on ju, siia jääb 20, siia jääb 1. Ja siis 168 korrutada 20, see on 3360. Ja siis me saamegi vastusesse kirjutada, et jah, et selle jada summa on 3360. Aga kui meil on tegemist mingisuguse ülesandega, kus me näiteks ei tea viimast liiget, siin on ju esimesed 15 paaritut arvu, aga me võime selle 15 asemel kirjutada 2000. Et jah, sa võid küll nüüd peast minna, et mingi 1, 3, 5, 7, 9 on ju ja nii edasi, 11, 13. Aga see võtab tohutult aega, nii et kui sa ei tea viimast liiget, siis mis sa saad teha, on hoopis niimoodi, et me teame jada üldliikme valem, ehk siis see A astmes N või indeksiga N õigemini, mitte astmes N. Siis mis meil siin on, see on ju A1 pluss N miinus 1. Korrutada siis D. D on meil jäävliidetav, ehk siis mis arvu me kogu aeg juurde paneme. Et see võib olla, kui meil on leia esimesed positiivsed 2000 paaritut arvu, paaritu arv see on iga 2 tagant, ehk siis 1 pluss 2 on 3, 3 pluss 2 on 5 ja nii edasi. Ja nüüd, mis me saame teha, on see, et me vaatame, see asi siin on täpselt sama, mis see asi, ja siis me surume selle kõik siit siia, ehk siis sisuliselt asendusvõtte moodi selline tegutsemine. Jah, mis me saame, on see, et siia jääb see A1 alles, nüüd siit tuleb veel üks A1 juurde, siis veel pluss N miinus 1 korrutada D. Ja siis jätkuvalt siit jagatud 2 korrutatud N-iga. Ja nüüd see roosa osa on see, mis me siia juurde panime. Nüüd, mis me saame teha, ma kirjutan selle 2000 siia alla poole
et lihtsustame pisut siis, et mis me saame, me saame A1 ja A1 kokku võtta, ehk siis meil on 2 A1. Ja ülejäänud ma jätangi praegu niimoodi, ehk siis kui sa tahad, sa võid veel seda lihtsustada. Võib-olla su õpetaja paneb selle natuke teisele kujule, aga sisuliselt vastus tuleb ikkagi sama, olenemata kas sa lihtsustad või mitte. Siin veel edasi. Nii, ja siis korrutada n-iga. Ja nüüd see siin on ka siis SN, ehk siis summa mingi koguse jada liikmete peale. Lihtsalt mis siin on teistmoodi on see, et me ei pea teadma, mis see viimane arv on, sest see vahel ei ole praktiline. Nii, leia esimese positiivse 2000 arvu summa. Mis me teame, esimene paaritu arv, tavaliselt me võtame selleks 1. Siis mis me veel teame, me teame, et paaritud arvud on iga 2 tagant, ehk siis see jääv liidetav on 2, ehk siis 1 plus 2 on 3, 3 on paaritu arv, 3 plus 5 on, või 3 plus 2 on 5, 5 on paaritu arv, 5 plus 2 on 7, 7 on paaritu arv. Ja siis me teame veel n-i, me teame, et me tahame 2000 kokku liita. Ja nüüd ainus, mis me peame tegema, on lihtsalt asendame need andmed valemisse, ehk siis kõigepealt siia liidame kokku 2000 arvu. Meil on 2 korda siis A1. A1 on meil 1, selle me saime siit, selle 2 me saime siit, ehk siis 2 korrutada 1. Nüüd, mis me saame veel, on siin pluss, siis n on 2000. Selle me saime ülesande tekstist siit. Nii, -1 korrutada d on 2. Selle me saime loogiliselt mõeldes. Jagame selle kõik 2-ga ja korrutame selle kõik 2000-ga. Nüüd, kes tahab, võib kalkulaatoriga kohe arvutada, mina teen siin natuke käsitsi veel tööd. Ehk siis põhimõtteliselt sa lihtsalt arvutad selle ära, mis siin on. Kõige suurem viga, mida mina tegin, kui ma põhikoolis käisin, oli see, et ma unustasin kogu aeg sellega korrutada. Ja siis ma mõtlesin, miks mul nii väiksed arvud tulevad. Nii, siis meil on 2 pluss 1999 korrutada 2 jagatud 2-ga korrutada 2000-ga. Ja siit me saame lõpuks vastuseks 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ehk siis 4 miljonit, jah. Võt. Ja see on lihtsalt see, kuidas sa arvutad seda. Ma tegin kanalile Discordi lingi leiate video kirjeldusest või YouTube'i kanali kirjeldusest.